Tšau, mina olen Merlin. Täna tegutsen peamiselt kodusisustusteemadega ning pean Instagramis ka sellist lehte nagu Home in Estonia. Siin minu selja taga on aga Tõstamaa mõis, kus tegutseb ka tänapäeval kool. Alles 2 aastat tagasi töötasin ise samas koolis kehalise kasvatuse õpetajana ning olen ka 12 aastat selles koolimajas õppinud. Täna me sinna koolimajja aga sisse üldse ei lähegi. Ma kutsun sind hoopis endale külla, nii et tule lähme. No nii, olemegi õiges kohas. See siin on minu kodu, kus me oleme perega elanud juba pea 4,5 aastat. Tegelikult 5 aastat tagasi elasime me alles Tallinnas, aga lapse sündides oli kindel, et ega me linna elama ei jää, sest me oleme parasjagu mehega sellised, no ikka maakad, ütleme otse välja. Kodu saamise lugu tegelikult on võib-olla ka natukene veider või natukene naljakas, sellepärast, et me käisime poole aasta jooksul otsimas seda õiget krunti üle terve Eesti, no ikka päris palju, aga ei tekkinud kuidagi üldse seda õiget tunnet. Kuniks siis lõpuks mu isa kuulis, et me endale kodu otsime ja ütles, et kuule, mis te olete hullud peast või? Meil on ju maja olemas, tulge Tõstamaale. See maja on tegelikult meie perekonna käes olnud juba päris pikka aega. Minu vanaisa, vanaema ja isa täitsa oma kätega ehitasid selle maja. Mis me siin õues ikka külmetame? Lähme tuppa, vaatame ringi. Välisuksest sisse jõudnuna jõuame loomulikult koridori, nii ka meie maja puhul. Siin koridori kõrval on meil üks väikene salauks, kuhu ma teid täna ei lase, sest seal on panipaik ehk minu häbiruum. Las see olla. Siin paremal pool kätt on aga lapsetuba, sealt edasi meie magamistuba ja selja taha jääb juba kogu ülejäänud maja. Kui me selle maja aga saime, siis tol hetkel oli see maja planeering hoopis teistsugune. Siin oli üks pikk kitsas koridor, hästi palju erinevaid nurgatagusid, selliseid väikseid kamorkasid, kui see on sõna, mida kasutada. Ja sellisena see maja meile üldse ei sobinud ning me otsustasime, et me tõmbame kõik tühjaks, jätsime alles 4 välisseina ning kõik muu, mis sa siin praegu näha saad, on siis juba Luminoori abiga ehitatud selline minu unistuste kodu. Lapse lõua tõmbamise toru alt läbi pugedes jõuame tegelikult vanasse garaaži, kus siis nüüd on minu 6-aastase lapse Harri tuba. Ja ma pean ütlema, et te olete esimesed inimesed, kes näevad värskelt ümber tehtud, tuunitud lapsetuba. Et ma olen selline hästi rahutu hing ja lastetubade puhul eriti ikkagi lapsed kasvavad, nii ka nende vajadused. Ja see on viimane tuba, mis sai alles teise ümber tegemise siin majas. Et kõik teised toad on juba 3-4 korda ümber tehtud. Harri tuba sai nüüd alles teise. Enne olid siin sellised natukene lapselikumad, siuksed külmemad toonid. Nüüd, kui laps on juba natukene vanemaks saanud, ma mõtlesin, et lähme natuke rahulikumaks, pehmemaks ja sai selline hästi naturaalne roheline lubivärv siia seina pandud, mis mõjub hästi pehmelt ja selliselt looduse lähedaselt. Aga eriti uhke olen ma hoopis selle voodi üle, mille me tegelikult ehitasime talle juba suvel ja ise oma väikeste kätekestega panin sinna selle ribi seina ette, et ta sealt alla ennast ei keriks. Nüüd jõuame aga meie magamistuppa. Oma maja ehitama hakates mul oli 2 must-have'i. Üks nendest oli walk-in garderoob. Aga siis oli siin lihtsalt üks minu unistuste ees üks suur tühi auk koos tühja suure seinaga ja siis ma mõtlesin, et siin on vaja kindlasti ühte lükandust. Ja siis ma läksin oma armsa vanaema, kes kõik asjad oma elus alles jätab, puukuuri aardejahile ning leidsin sealt ühe väga-väga vana musta ämblike võrke täis ukse, mille ma siis puhastasin, lihvisin, värvisin ja nüüd ta seisab siin minu garderoobi ukse ees. Aga nende ise tegemistega on alati niimoodi, et need alati ei pruugi kõik välja tulla nii, nagu sa tahaksid. Ups. Meie magamistuba on tegelikult üks nendest ruumidest, mis on kõige rohkem muutusi selle 4 aasta jooksul läbi teinud, et seda seina ma olen värvinud juba 3 korda, ehk see on 3. värv siin seinas. Alguses oli ta must, siis ta oli roheline ja nüüd, ma loodan, et järgmiseks paariks aastaks on ta selline bees. Nende vanade öökappidega mul oli vahepeal selline kindel soov vana mööblit ise kogu aeg ümber teha. Ja siis ma teadsin, ma tahaks ühte sükest vana väikest kummutit omale öökapiks ja täitsa juhuslikult leidsin Facebooki Marketplace'ist ühe sellise vana väsinud katkise ilma nuppudeta tasuta öökapi, mille ma siis värvisin ise ära ja vahetasin nupud ilusate kuldsete uute vastu. Aga mul oli ka teist ka vaja. Siis ma pöördusin oma sõprade poole, oma sugulaste poole, tegin Instagrami story'd, et kas kellelgi palun oleks anda sarnast kappi mulle siis teisele poole voodid ka.
kuu aega nägin vaeva, olin juba täiesti loobumas, kui siis läksime üks pühapäev koos elukaaslasega minu vanaema, jälle selle sama vanaema juurde sauna, viskame seal leili, tulen esimeselt tiirult, panen rätiku ümber, istun puhkeruumi maha ja vaatan, mis asja. Täpselt samasugune kapp, ainult et kollane oli mind seal vanaema juures ootamas. Nii et niimoodi need kaks nüüdseks musta öökappi siia minu magamistuppaga said. Elutoa ja köögi planeeringu koha pealt on tegelikult enam-vähem see seis hetkel ka sama, et siin, kus ma praegu olen, oli ka vanas majas köög. Lihtsalt siin vahepeal oli sein, saare asemel oli puupliit ja teisel pool oli elutuba. Meie lihtsalt tahtsime sellist avatud elutoa kontseptsiooni ja võtsime selle seina vahepealt ära ja tegime elutoa natukene avaramaks. Köögi disaini koha pealt oli mul kohe selge, et ma tahaksin sellist mustvalget heksagoni plaati. Ta pidi kindlasti selle parketi niimoodi sisse lõikuma oma kujuga. See, et see põrandaplaat niimoodi edasi sinna seina peale läks, no selle ma pean ütlema, et see tuli puhtalt ainult Pinterestist. Nägin seal Pinterestist ühte ilusat pilti ja mõtlesin, et tahan ka. Kui magamistoas oli üks mu must-have'idest tulevase kodu juures walk-in garderoob, siis see teine must-have oli see kõrge avatud lagi nende taladega. Ja kui ma sain teada tol hetkel, et kui see vanaema maja meile pakuti, et siin lae all on need permid sellisel kujul olemas, ma olin lihtsalt, oh my god, ma olin nagu mega õnnelik, põhimõtteliselt selline tõesti meant to be hetk tekkis. Need nähtavad talad on siis vana maja katuse konstruktsioon, mis oli tookord lae all peidus, aga minu kindel soov oli nad jätta siia elutoa lae alla avatuks, mille peale tegelikult kõik teised inimesed, kaasa arvatud minu vanemad, minu elukaaslane, minu tuttavad, sõbrad, kõik vaatasid mind väga alt kulmu, pööritasid silmi ja mõtlesid, et ma olen täitsa lolliks läinud peast. Aga nagu, vaadake, mul oli õigus. See on nagu selle kodu asi. Ma olen ka selline hästi suur isetegija ja siin elutoas üldse siin on 2 minu kunstiteost, originaalmellut. Üks on siin, mis on pahtli ja värvijääkidega tehtud maal ja teist te nägite seal elutoa seina peal, mille ma tegin kusjuures spetsiaalselt tänase filmimise jaoks. Nii et ma olen selline kunstnik mellu ka. Ja siin on niisugune ise käterätikust 5 minutiga tehtud vaas ka, nii et see vaas on ka originaalmellu. Enne kui me veel edasi teistesse tubadesse läheme, ma tahan siin sellest võib-olla esialgu imelikust tunduvast pildist ka rääkida. Vanas majas oli samas kohas üks elutoa sein, köögiuks tuli samast kõrvalt ja siin seinas oli üks terve suur fototapeet, mida mu vanaema käis bussiga Peterburist ise kunagi siis toomas. Ja enne kui me maja hakkasime maha lammutama, siis ma tulin pahtli labidaga ja koukisin sealt seina küljest ühe väikese tüki sellest tapeedist endale alles. Ja nüüd on see tükike põhimõtteliselt täpselt sama koha peal, kus ta siis oli ka vanas majas. Olete jõudnud minu vannituppa. Kui ülejäänud majas näete te eelkõige ikkagi minu maitset ja minu disaini, siis vannitoa puhul oli minu elukaaslasel üks kindel soov. Tema visioonis oli kindlasti meil vannitoas üks tumepruun termopuidust sein ja siia ta ka sai. Ma arvan, et päris hea otsus. Ja siin on meie külaliste tuba. See tuba on läbi teinud ainult ühe muutuse. Ma olen seda seina värvinud ainult ühe korra. Millele ma tähelepanu tahaksin ise juhtida on need öökapid, mille ma tegin täiesti ise keramilistest plaatidest. Ma arvan, et see tuba iseloomustab väga hästi seda, kuidas minu maitse ajas on nagu muutunud. Et kui ma varem olin selline hästi soe, hästi hubane, hästi poho, siis nüüd ma olen nagu pigem siuke rahulik, minimalistlik, võib-olla natukene jahedam ja helgem. See tuba siin on keelatud maa, isegi minule. See on minu elukaaslase disainitud tuba, see on tema man cave, tema kontor, nii et sinna me kaameraga täna minna ei saa, aga siit natuke saab piiluda seda ägedat tema vanaisa originaaljaavat, mis ta lasi ära restaureerida, et natuke ta lubas piiluda. Praegu ma tunnen, et see kodu on täiesti minu nägu, üldse mitte see, mis ta siin varem oli. Ja niimoodi tagasi mõeldes tegelikult mulle tundub, et alguses seda protsessi alustades oli see tundus täiesti võimatu missioonina, sest me elasime Tallinnas, ma olin rase ja mu mees oli just palgatöölt ära tulnud. Ja meie töökohad olid Tallinnas ja me tahtsime ehitama hakata või renoveerima hakata maja tõstamaal. Et kuidas see saab olla võimalik? Selle aja sisse jäi väga palju ülevaid, tugevaid emotsioone, nutmist, kõike muud. Aga lõpuks läbi raskete kadalippude lõpuks koos Luminori abiga me ikkagi saime sellele minu lapsepõlve kodule, minu vanaema majale
anda täpselt sellise enda oma näo. Ma olen nii õnnelik. Aitäh, et sa tulid mulle täna siia Tõstamaale külla. Minul oli väga tore. Ma loodan, et sa said ka siit minu kodust mõne mõtte, mida sa võib-olla enda koju saad kaasa võtta. Ja kui ei, siis oli ehk lihtsalt tore video, mida vaadata. Tšau!